on 2002. aasta 30. september Frenchman Cooley Washingtonis. See tüüp, kes kord seisis üle 28 000 jala kõrgusel ilma balloonhapnikuta, määrib oma käsi kriidiga kaljul, mis asub vaid 40 minuti kaugusel tema koduuksest. See ei ole Everest. See ei ole Arktika. See on teisipäeva pärastlõunane hobi ronimine. Aga vähem kui 2 sekundiga kaljul, mis on vaevu 6-korruselise maja kõrgune. Kõik see, mida mäed, tormid ja isegi jääkaru pole talle suutnud teha, on nüüd ikkagi juhtumas. See on Goran Krop. Ja need on selle legendaarse hullumeelse rootslase hirmuäratavad viimased minutid. Tere tulemast äärmisele piirile, kus panused on kõrged, kuid keegi pole lihtsalt pealkiri. 1995. Aasta oktoobris kutsus Göran kokku pressikonverentsi ja ütles midagi nii pöörast, et see oleks pannud isegi Apollo programmi insenerid võpatama. Ta kavatses sõita jalgrattaga Rootsist Mount Everesti juurde mööda maad, ronida tippu ilma balloonhapnikuta ja siis tulla samamoodi koju tagasi. Meie jaoks kõlab see hullumeelsusena. Görani jaoks see oli lihtsalt 25 aastat keeldumist oma saatuse usaldamisest kellegi teise kätesse. Lars-Olaf Göran Krop oli veetnud kogu oma elu, muutes end meheks, keda miski ei saanud üllatada. Kui ta oli umbes 6-aastane, viis isa ta Kulbergi mäele, see oli Skandinaavia kõrgeim mägi. Ja kuigi enamik isasid kannab sellisel retkel seljakotti ise, pani Görani isa tal oma kotti ise kanda. Just seal. Ja siis õppis ta enne, kui ta korralikult lugedagi oskas, et keegi ei tule tema eest tema koormat kandma. Nii palju kui keegi teab, pole ta sellest ajast peale enam kunagi kelleltki abi palunud. Nii et kui inimesed, kes tegelikult tundsid Göranit, kuulsid sellest plaanist, nad teadsid hästi, et see oli seesama muster, mis Göranil alati oli. Leida kõik võimalikud muutujad, mis võiksid talle saatuslikuks saada ja need kõrvaldada, kuni mitte midagi pole enam juhuse hooleks jäetud. See ongi põhjus, miks see, mis 7 aastat hiljem Washingtoni basaltilisel kaljul juhtus, tundub nii uskumatu. Aga sellest räägime varsti. 16. oktoobril 1995 väntas Göran Krop Stockholmist välja. Haagises kaasas 108 kilo köisi, telk, priimus, jääkirved, saabad. Kõik, mida üks täielik Everesti ekspeditsioon vajab, kõik see tuli tema järel, ühe spetsiaalselt ehitatud Crescenti jalgratta taga. Ja siis sõitis ta 13 000 kilomeetrit läbi Saksamaa, Ungari, Rumeenia ja Türgi talvel. Ta läbis Iraani, Pakistani, India, üksi 4 kuud. Läbi paikade, kus autojuhid ajasid ta teelt välja ja lapsed loopisid kive ja piirivalvurid ei suutnud mõista, mida nad nägid. Kui midagi läks katki, parandas ta selle. Kui ta jäi haigeks, paranes ta telgis ja jätkas teekonda. Kas suudad ette kujutada, millist pühendumust omal jõul hakkama saamisele see nõudis? 4 kuud ja 6 päeva pärast lahkumist oma koduuksest Rootsis, Göran Krop jõudis Nepali 1996 aasta veebruari lõpuks. Ta puhkas ja seejärel sõitis jalgrattaga kogu tee Eeri nimelisse väikesesse mägilinna, mis asub vahetult enne Everesti, kus tee lõpuks märtsi keskpaigas lõppes. Seejärel kinnitas ta umbes 64 kilogrammi varustust selga ja hakkas ülejäänud teed Everesti baaslaagrisse jalgsi läbima. Tal kulus nädalaid kõndimist, et jõuda baaslaagrisse. 1996. aasta aprillis ja kuni selle hetkeni oli kõik läinud peaaegu ideaalselt. Sa ilmselt arvaksid, et kõige raskem osa on nüüdseks möödas. See polnud nii, sest Everesti juurde kohale jõudmine oli alles algus. Ta ei saanud lihtsalt tippu ronida, sest kui ta oleks oma keha ettevalmistamata nii kõrgele viinud, oleks see sõna otseses mõttes tema kopsud purustanud. Nii veetis Goran järgmised paar nädalat aeglaselt 100 meetreid kõrgemale ronides ja siis jälle alla kõndides, ikka ja jälle, kuni tema keha oli mäega kohanenud. Lõpuks 1996 aasta mai alguses, pärast kuid kestnud enese proovile panekut, Goran asus teele tippu. Üha kõrgemale ja kõrgemale ta ronis, möödas selle mäe laagritest ja surmatsooni, kus inimkeha aeglaselt sureb, olenemata sellest, kui tugev sa oled. Ja 3. mail 1996 kell 13:30 Goran oli lõunatipul, kusagil üle 28 000 jala kõrgusel, ronides üksi ja ilma lisahapnikuta. Tipp oli lõpuks silmapiiril, umbes 60 meetrit temast kõrgemal sel päeval tegelikult. Ajalugu oli valmis sündima, aga siis tegi Goran arvutused
kui kaua laskumine võtaks, kui ta jätkaks ronimist. Ja ta nägi suurt probleemi. Ta võis küll üles jõuda, aga tal ei jääks eriti päevavalgust ega jõudu, et alla tulla. Kui see ei ole sinu esimene kord meie videoid vaadata, siis tead, et paljud ronijad lähevad sellest tagasipöördumisajast lihtsalt läbi. Ja nad ei sõitnud isegi jalgrattaga oma kodust kuni Everestini. Nii et tal tuli teha väga suur otsus. Ja ma tahan, et sa tõesti paneksid end tema olukorda korraks. Sa oled veetnud kuid siia jõudmiseks. Sa oled ületanud 2 kontinenti. Kõik kodus ootavad, et teada saada, kas sul õnnestus see ära teha. Sa näed sõna otseses mõttes maa kõrgeimat punkti. Mida sina teeksid? Goran Kropp. 200 jalga. Eemal sellest, mille nimel ta oli üle maailma pedaalinud, pööras ringi ja läks tagasi baaslaagrisse. Distsipliin selle saavutamiseks on peaaegu uskumatu. Aga noore mehena Goran hüppas Rootsi sõjaväes lennukitest välja. Ja kui sa tead midagi langevarjuritest, siis tead, et see töö õpetab sind süsteemi usaldama, sest iga ohutusreegel on kirjutatud verega. Võib-olla see mõtteviis puges Goranile kontidesse ja jäi sinna, ma ei tea. Mida ma tean, on see, et Goran allus arvestusele, millele peaaegu ükski teine mägironija ei alluks. Isegi Rob Hall, üks selle hooaja kõige austatumaid giide mäel, nimetas Gorani otsust uskumatult heaks otsuseks, mis on palju muljetavaldavam kui tegelik tippuronimine. Ja nädal hiljem tõestas Mägi, miks tema tagasipöördumisaja järgimine oli õige valik. 10. mail tabas Ülemist mäge ränk torm. 10 kommertsekspeditsioonide mägironijad jäid kõrgel surmatsoonis lõksu. Just siis, kui paljud neist laskusid tunde pärast oma planeeritud tagasipöördeaega. Kui taevas selgines, oli 8 inimest surnud. Üks neist 2 giidist oli Rob Hall. Jah, see sama Rob Hall, kes kiitis Goranit tagasipöördumise eest. Ta suri kõrgel mäel, mitu tundi pärast oma enda tagasipöördumise aega, rikkudes täpselt seda reeglit, mille järgimise eest ta oli Goranit kiitnud. Goran oli juba baaslaagris tagasi, kui torm algas. Ta oleks võinud sinna jääda ja keegi poleks teda selles süüdistanud. Selle asemel pöördus ta ringi ja kõndis otse tagasi samasse surmatsooni, kus ta just oli pääsenud, kandes varustust ronijatele, kes olid temast kõrgemal lõksus. Ja siis, 23. mail, päevi pärast seda katastroofi, Goran Kropp läks üksi tagasi üles ilma hapniku ja sherpadeta. Ja seekord seisis ta üksi Mount Everesti tipul, olles viinud enda ja kogu oma vara sinna oma koduukselt Rootsis. Siis tuli ta alla, puhkas, istus uuesti jalgrattale ja sõitis koju. Rootsi ajakirjandus andis talle selle eest hüüdnime ja see jäi talle kogu eluks külge. Nad kutsusid teda hulluks rootslaseks. Ja kuigi see on kõlav hüüdnimi, said nad sellest täiesti valesti aru, sest hullud inimesed mängivad oma eludega. Ja Göran veetis oma elu, püüdes seda mitte teha. Aga nimi jäi külge, sest üleöö Göranist sai üks kuulsamaid seiklejaid Euroopas. Ta avaldas raamatuid ja korraldas oma reisist loenguturneesid. Sellest ajast on isegi telesalvestisi, kus ta naeratab intervjuude ajal. Ja on aru saada, miks inimesed teda armastasid, sest ta jutustas loo sellest, kuidas ta peaaegu suri maailma kõrgeimal mäel. Samamoodi nagu teised mehed kirjeldavad kalareisi, mis käest ära läks. Väljastpoolt vaadates tundus, et ta oli juba ühe elu jooksul piisavalt saavutanud. Kuid Goran ei kavatsenud kunagi peatuda. Sest kui sa tahad teada, kes ta tegelikult oli, vaata, mida ta tegi, kui ta 1999. aastal Everestile tagasi läks. Sest lisaks mäetippu ronimisele veetsid tema ja tema ekspeditsioonikaaslane aega mäel prügi korjates, viies Everesti pealt ära 25 hüljatud hapnikuballooni. Muide, teiste inimeste balloonid. Tema partner sellel ronimisel oli Renata Krumska. Ta oli piisavalt hea alpinist, et seista Everesti tipus, ja ta oli ka naine, kellega Goran plaanis oma elu veeta. Saistes Everesti tipul koos naisega, keda ta armastas, Goran oli jõudnud oma elu absoluutse tippu, nii otseses kui ka emotsionaalses mõttes. Väljastpoolt vaadates oli tema elu täpselt seal, kus ta seda soovis. Aga Goran ei olnud selline, kes lihtsalt paigale jääks. Järgmisel aastal lamas ta telgis jäisel Põhja-Jäämerel ja kuulas, ega jääkaru tule. Tema ja teine rootslane, Ola Shinarmo, üritasid ilma toetuseta suusatada põhjapoolusele, vedades kogu varustust kelkudel enda järel.
ja seal jääl leidis neid jääkaru ja hakkas neid jälitama. Sellises kohas, kus pole valvuripunkti ega kopterit. 20 minuti kaugusel kõik, mis neil kahel mehel oli vintpüss, et peatada loom, kelle loodus on loonud tapmiseks. Karu tuli ikka edasi. Koran pidi enesekaitseks ja edasiliikumiseks karu maha laskma, aga mõne päeva pärast Korani pöial sai raske külmakahjustuse. 4. päeval külmakahjustusega pöial on hoiatus. Ta kuulas seda hoiatust. aga seekord ei oodanud teda kodus tunnustus tema otsustusvõime eest. Kodus ootasid teda pealkirjad. Tuntud Rootsi kirjanik oli näinud uudist karust ja nimetanud Göranit avalikult kurjategijaks Salakutiks. Göran kaebas ta sellepärast kohtusse, kuid Göran kaotas. Rootsi kuulsaim seikleja istus oma riigi kohtusaalis ja kuulis, et mees, kes nimetas teda kurjategijaks, ei pea selle eest vastutama. Ja pärast seda oli Koranil Rootsist lõplikult küllalt. 2 aasta jooksul olid tema ja Renata oma elu kastidesse pakkinud ja kolinud kõigist kohtadest Seattle'i eeslinna Washingtoni osariigis. Ja seal, uues riigis, koos naisega, keda ta armastas, Koran hakkas valmistuma selleks, mida ta uskus olevat oma elu suurim ekspeditsioon. Kuigi ta eras Ameerikas, tahtis ta taas luua selle valemi, mis tegi temast legendi. Ta kavatses naasta oma juurte juurde, purjetada Rootsist kuni Antarktikani, suusatada lõunapoolusele ja tagasi ning seejärel purjetada jälle koju. Oli vaid üks probleem. Ta ei osanud purjetada. Aga nüüdseks võisite juba näha, et ta oli metoodiline ja iseseisev seikleja. Nii et Koran hakkas õppima. Nädalase üks maailma suurimaid ekspeditsiooni alpiniste võis leida Washingtoni osariigi Puget Soundil purjetamist õppimas. Ja nädalavahetustel käis ta ronimas. Ronimine oli nii-öelda hobi. Viis vormis püsida ja pea selgeks saada. Tema lemmikoht oli paik nimega Frenchman Coulee, umbes 2,5 tundi Seattle'ist Washingtoni osariigis, ida pool. See on kanjon, kus tumedad vulkaanilised kivimid on tihedalt kõrvuti, nagu oreliviled, kuhu kohalikud ronijad lähevad vabal laupäeval, sest seal on päikesepaisteline, lähedal ja mõnus õhkkond. Aga kaljuronimine siin polnud see alpinism, mis Koranile kuulsuse tõi. See pole isegi päriselt sama spordiala kui mäetipu vallutamine. Alpinism, mis tegi Korani legendiks, on vastupidavusmäng, mida mängitakse ilmastiku vastu, kõrguse ja aja vastu. Selle ohud on ohtlikud tormid, laviinid, õhukõhk ja neist üleelamiseks on vaja planeerimist, head füüsilist vormi, kannatlikkust ja teadmist, millal on aeg lahkuda. Kaljuroonimises peitub oht detailides, mida mõõdetakse tollides. Iga paari jala tagant peab ronija peatuma, sirutama käe rakmete juurde ja asetama väikese kaitsevahendi kaljuprakku. Ja kas iga kaitsevahend on hea või väärtusetu kukkumise korral, sõltub sõrmeotste järgi tehtud hinnangust, mis tuleb aastate pikkusest harjutamisest. Teadmistest, mida ükski üldine füüsiline vorm ei suuda anda. 30. septembril 2002, kui ta sõitis Seattle'ist ida poole Washingtoni kõrbesse, rumalate riskide võtmine oli viimane asi, millele ta mõtles. Oli esmaspäev. Ilm oli soe ja selge. Koran oli koos Ardan Erutšiga, Türgi mägironijaga, kellel olid suured unistused ja üks Koranile kõige lähedasemaid sõpru tema uues Ameerika elus. Ameerikasse kolimine oli andnud Koranile rahuliku rütmi ja see päev pidi olema lihtsalt üks osa sellest. 2 sõbral oli kanjon peaaegu ainult nende päralt, nii et nad veetsid selle hommikuseina lihtsamatel radadel soojendusronimisi tehes. Need varajased ronimised olid kaasaegsed ja varustatud püsivate metallist ankrutega, mis olid otse kaljusse poltidega kinnitatud, nii et ronijal tuli vaid oma köis klambrisse kinnitada, kui ta ülespoole ronis. Kiire, ohutu ja rutiinne. See oli ronimise vaste basseinis ringide ujumisele ja hommik möödus nii hästi, et kuskil varasel pärastlõunal Koran otsustas raskusastet tõsta. Ta vaatas üle raja nimega Air Guitar. See oli 20 meetri pikkune pragu, mis jooksis 2 massiivse basaltkivisamba vahel. Aga erinevalt hommikustest ronimistest seina sisse polnud püsivalt puuritud ühtegi metallist turvapoldi. Air Guitaril pead ronides oma julgestuse ise rajama. Selleks kannavad ronijad endaga kaasas hulga spetsiaalseid metallist julgestusvahendeid, mis on mõeldud erineva kuju ja suurusega pragudesse sobitamiseks. Kui nad aeglaselt ülespoole liiguvad, suruvad nad need kaitsmed käsitsi prakku, et oleks midagi, kuhu oma köied kinnitada.
sellisel viisil ronimine on uskumatult tehniline. See oli raskem kui miski, mida Goran oli selles konkreetses stiilis kunagi teinud. Aga see jäi täpselt selle piiri peale, mida ta uskus end suutvat teha. nii pani ta oma kaitsevahendid rakmetele, sidus end köie külge, kontrollis sõlmi ja ütles Aradinile, mida tal plaanis oli. Aradin ütles talle, et ta proovigu. Tema jääb alla ja hoiab köit, et vajadusel teda kinni püüda, kui ta peaks kukkuma. Ja Goran hakkas üles ronima. Ja esimesed 50 jalga ronistas suurepäraselt. Käed ja jalad leidsid prao, ta tõusis ühtlaselt mööda seina üles. Iga paari jala tagant peatus ta korraks, surus ühe neist metallkiiludest kaljuprakku, klõpsas oma köie jäiga rihma külge ja liikus edasi. Allpool Ardin andis köit järele vaadates, kuidas tema sõber sinise taeva taustal aina väiksemaks muutus. Tipu lähedal, umbes 55 jala kõrgusel, oli kogu raja kõige raskem lõik. Goran peatus vahetult selle all. Ta sirutas käe vööle, leidis korraliku suurusega metallkiilu ja surus selle sügavale prakku täpselt sinna, kuhu tahtis, enne kui rasketele liigutustele pühendus. Ardin vaatas üles ja nägi teda seal, tipu lähedal. Turvavarustus kindlalt vahetult tema jala allpool paigas. Vaid mõni raske ronimisliigutus lautamas Goran kropi ja järjekordsest tavalisest pärastlõunast. Ayrton vaatas korraks alla oma jalgadele, et oma asendit kohandada. Siis kuulis ta äkitselt enda kohal ootamatut heli. Ja see, mida ta seal üleval nägi, oli uskumatu. Goran, mees, kes oli roninud mägedesse, mis olid sõna otseses mõttes 1000 korda kõrgemad kui see kalju, ei libisenud ega rippunud köie otsas. Ta kõkes. Instinkt võitis võimust. Ayrton valmistus ette, sest kui ronija kukub, peab maas olev köithoidja vastu võtma kogu kukkumise jõu. Ja ma olen kindel, et kui sa ei tegele kaljuronimisega, siis tundub see kukkumine nagu hirmutav hädaolukord. Aga selles spordis on kukkumine nii tavaline, et ronijad tegelikult ootavadki seda. Üksik ronija, kes oma piire ületab, võib ühe pärastlõunaga teha tosin ohutut kukkumist köie peale. Järgmisena peaks juhtuma see, et köis tõmbub pingule selle kõige kõrgema varustuse juures. Metallist kiil peab vastu ja ronija kukub mõne jala jagu. Võib-olla ta vannub ja raputab oma käsi, aga see ongi kõik. Nii et Arden oli valmis, et köis järsult pingule tõmbub. Aga seda rasket äkilist tõmmet ei tulnudki. Selle asemel kuulis ta, kuidas läbi kanjoni kajas valimetalliline raksatus. Ja selle asemel, et pingule tõmmata, köis libises lihtsalt ta käte vahelt läbi nagu lõtv nöör, just kui seal üleval olev mees ei kaaluks midagi. Ja sel hetkel, enne kui Ardin jõudis silmagi pilgutada või midagi öelda, kõlas veel üks terav metalliline praksatus, mis kajas vastu kanjoni seinu. Ja veel üks. Selle asemel, et peatada Gorani kukkumist, tuli iga julgestusvahend üksteise järel lahti. Nii et järgmine pidi võtma enda peale veel suurema jõu. Sekundi jooksul Goran kukkus 60 jala jagu, just kui teda hoiaks ainult õhk ja paiskus vastu lamedat kaljuriiulit, millel Arden seisis. Ja siis oli kanjon vaikne. Arden jõudis temani mõne sekundiga. Aga Gorani kiiver purunes ja kukkus kukkumise ajal peast ära ja 60 jala kõrguselt kukkumise järel on inimese keha kokkupõrge kõva kiviga tõeliselt jõhker. Ayrton alustas elustamist ja ta ei lõpetanud seda väga-väga pikka aega. Aga ta mõistis mingil tasandil, et see oligi kõik. Tema sõber suri kohe, kui ta riiulile vastu lõi. Kõige paremini ettevalmistatud seikleja planeedil oli läinud lihtsalt niimoodi. 20 meetri kõrgusel ronimisel. Ja küsimus, millele Ayrton jäi vastust otsima, kordus päevade jooksul kogu ronimismaailmas. Kuidas? Sellele vastamiseks pidid uurijad asjad tagantjärele lahti harutama, alustades varustusest, mis rippus veel seinal, ja varustusest, mis oli köiel, ja tükkidest, mille nad leidsid maapinnalt laiali. Kõigepealt vaatasid nad ülemist metallkiilu, mis kivist välja rebenes. Ronimises nimetatakse seda varustuse osa kamuks. Sa pigistad päästikut, metallist labad tõmbuvad kokku ja kui sa pragus lahti lased, avanevad need laiali. See töötab täpselt nagu Hiina sõrmelõks. Mida tugevamalt sa seda alla tõmbad, seda tugevamalt surub see vastu kivi. Õigesti kasutades suudab see 1000 kordi ilma probleemideta kinni püüda kukkuva inimese. Probleem on selles, et air-gitaaris on kivi sile.
pragu laieneb ja kitseneb peenelt, kui see ülespoole liigub. Nii võib koht, mis hoiab nagu kruustangid, olla vaid 3 tolli kaugusel kohast, mis on libe nagu märg seebitükk. Ja nende erinevuste sõrmeotstega eristamine ongi täpselt see luksepaoskus, mida Goranil ei olnud kunagi aastaid aega õppida. Aga põhjus, miks see välja rebenes, võis olla isegi kavalam kui halb asendus. Sest selleks, et kamm järele annaks, ei pea tegelikult keegi viga tegema. Olete ilmselt näinud, kuidas raske pesumasin liigub ise üle pesuruumi põranda. Keegi ei lükanud seda. Selle põhjustas vibratsioon. Üks väike rappumine korraga. Kamm võib teha täpselt sama asja kivipraos. Kui köis seda piisavalt liigutab, kui ronija liigub, võib see nihkuda ja vibreerida üles või allamäge. Ronijad nimetavad seda sõna otseses mõttes kõndimiseks. Kamluk võib ise liikuda täiuslikust haardest libedasse ja väärtusetusse asendisse ning ronija üleval ei tunne midagi. Nii et, kas see oli halb paigutus või lihtsalt juhuslikud vibratsioonid, kui koorham kukkus? Kamluk, mis teda 15 meetri kõrgusel hoidis, lihtsalt tuli välja. Aga lugu oleks pidanud siin lõppema, ainult haavatud ego ja ehmatusega. Sest ronijad ei roni sellist marsruuti ainult ühe kammlukuga. Ei, nad ehitavad neist asjadest ahela, paigutades need iga paari jala tagant mööda pragu ülespoole. Igaüks neist kinnitatakse köie külge, kui nad ronivad. Nii et kui üks tükk peaks alt vedama, on kohe selle all järgmine, mis kukkumise peatab. Goranil oli tegelikult teine kammlukk, vaid mõne jala võrra allpool seda, mis välja tuli. Täpselt seal, kuhu ta selle pani. Ja see julgestusvahend pidas vastu. See tegi kõike, mida see pidi tegema. See ei liikunud. See ei kõndinud, ei nihkunud tolligi sellest praost. Aga selle Frendi ja Gorani köie vahel oli üks lühike ronimisvarustuse riba. Ja see pisike varustuse tükk muutis kõike. Väike kõrvalepõige. Iga kuu on üks lugu, mis ei jõua kunagi YouTube'i. See on seal, kui sa seda tahad. Patreon, link allpool. Nüüd, kus me jäimegi? Vaata, kiilu köiega ühendav lüli on lihtne metallist klamber, mida nimetatakse karabiiniks. Ja karabiin on kogu spordiala üks usaldusväärsemaid varustuse osi väga mõjuval põhjusel. Sest suletud karabiini kandevõime on umbes 5000 naela. Sa võiksid sõna otseses mõttes väikese auto selle külge riputada. Ronijad kinnitavad need, unustavad need ja usaldavad neid kogu oma elu 2 korda mõtlemata. Aga see usaldus sõltub ühest asjast. Las ma selgitan, kui sa pole kunagi ühtegi käes hoidnud. Karabiin on põhimõtteliselt D-kujuline alumiiniumist rõngas. Üks D-tähe külg on paks tugev metallist varras, mida nimetatakse seljaks. Teisel küljel on vedruga metallist sulgur, mida saab pöidlaga sissepoole vajutada, et köis läbi karabiini panna. Kui sa lahti lased, see värav lööb jõuliselt kinni, klõpsates ülaosas väikesesse sälku, et ring sulgeda. Ja seni, kuni see ring on täiesti suletud, see väike alumiiniumklamber on peaaegu purunematu. Nii et kui ronija kukub, liigub see jõuline kineetiline energia otse mööda seda tugevat metallist selga alla ja mitte midagi ei juhtu. Aga kogu see tohutu tugevus sõltub täielikult sellest väikesest vedruga väravast, mida ma just näitasin. Et see oleks täpselt sel hetkel, kui raskus peale tuleb, täiesti kinni klõpsatud. Kui see värav jääb isegi murdosa tolli võrra lahti, või kui karabiin keeratakse jõuliselt küljele nii, et köis tõmbab üle nõrga värava, mitte tugeva selja, füüsika muutub koheselt. Võrdle seda limonaadipurgiga. Kui asetad tühja purgi lauale, püsti, ülalt alla, on see üllatavalt tugev. Sa võid tegelikult selle peale astuda ja see kannab su kaalu. Aga kui keerad selle sama purgi külili, võib lapski selle laiaks litsuda. Nii et kui tema kukkumise tohutu kineetiline energia tabas varukiilu, ei pidanud köiega ühendatud karabiin teda kinni. See purunes täielikult. Kui uurijad võtsid tegeliku katki läinud karabiini ja vaatasid seda mikroskoobi all, kontrollides, kas metall ise oli kahjustatud või pragunenud või ehk oli tegemist nõrga partiiga, metall oli täiuslik, liiga täiuslik, ilma mõlkide või kriimustusteta, mis saab tähendada ainult ühte asja. See värav oli avatud, kui ta kukkus. Kuidas siis värav lahti lükati? Eksperdid kitsendasid selle 2 võimaluseni ja mõlemad viisid ühe väikese detailini. See, kuidas karabiin oli kalju külge kinnitatud. Esimene võimalus oli see, et kalju ise lükkas selle lahti, sest selle asemel, et kasutada pikka lõtva rihma, mis laseb metallklambril vabalt rippuda, kasutas Goran lühikest ja jäika ühendust. Ja kuna see oli nii jäik,
tõmmati klamber tihedalt vastu ebaühtlast kaljuseina. Kui klamber suruti vastu prao serva, võis kalju füüsiliselt selle väikese vedruga värava lahti vajutada. See on täpselt nagu tellise kiilumine ukse ette. Nii et kui tema kukkumise raskus sellele mõjus, ei saanud uks füüsiliselt kinni minna, sest kivi oli ees. Teine võimalus oli see, et karabiin pöördus külili. Ja kuna see ühendus oli nii jäik, kui köis kukkumise ajal järsult pingule tõmbas see klambri jõuliselt küljele. Nii et selle asemel, et raskus tõmbaks otse alla metalli tugevaim osa, see tõmbas halva nurga alt. Ja kui sa tõmbad karabiini veidra nurga alt, Metall paindub just nii palju, et see väike lukusti avaneb täiesti iseenesest. asjatundjad ei suutnud kunagi kindlalt tõestada, kumb neist kahest juhtus, aga mõlemad teooriad viitavad sellele samale lühikesele jäigale varustusdetailile. Ja ju just see üks pisike detail sütitas tohutu vaidluse mägironimise maailmas. Kas varustus vedas Koranit alt või vedas tema varustust alt? Ühel pool on mõned mägironijad, kes ütlevad, et süüdi on karabiin. Kui elupäästev varustus võib lihtsalt seina vastu hõõrudes lahti minna, on see halb disain. Punkt. Aga siin on see, mis mind selle loo juures ausalt öeldes südame murrab. Need lühikesed, jäigad ühendused, mida Koran kasutas, olid ideaalsed lihtsateks hommikusteks ronimisteks, kus turvapoldid olid puuritud otse siledasse, etteaimatavasse seina. Aga sakilises, looduslikus kivipraos pead laskma oma varustusel vabalt rippuda, et see kivi vastu sassi ei läheks. Nii et ronijad vaidlevad, et mees, kes sõitis rattaga Everestini, ei tohiks teha algaja viga, kasutades jäika rihma sakilisel kaljul. Nende silmis. Koranil ei olnud lihtsalt halb õnn. Ta ehitas endale ise surmalõksu. Varustus, mis veel mõned tunnid tagasi töötas laitmatult, osutus valeks just sellel ühel olulisel ronimisel. Ja see väike erinevus maksis Koran Kropile elu. Mõni aeg pärast õnnetust sõitis Eridan Aruch tagasi Frenchman Coolisse. Ta võttis kaasa Korani vanemad. Nad olid Rootsist kohale lennanud, et näha kohta, kus nende poja elu lõppes. Ja Erguitari jalamiile, sellesse tumedasse kivisse, jättis Eridan mälestusmärgi, millel olid 3 sõna. See, mida Koran iga kord pöidlat püsti näidates ütles, kui ettevalmistus end ära tasus. Krab tibus. Koran Kropp veetis kogu oma elu tõestades, et ettevalmistus võid ületada peaaegu kõik. Aga ükski ettevalmistus ei saa sind kaitsta riskide eest, mida sa veel ei mõista. See mägironija uskus sama asja. Ta vallutas maailma kõrgeima mäe ja tundis end tobedalt, kui lihtne see oli. Ühel päikesepaistelisel pärastlõunal Alpides tegi ta ronides ühe lihtsa vea. See on see, mis järgnes.